on tühjaks jäänud linn ilma meieta. Sinuga koos julgen hingata. Vajub pimedaks päev, varjud väsivad. Kui kukume alla, haara käsi saa. Tere hommikust kõigele, kell on 8:24, esmaspäev, Piret Laos, Indrek Vahe on siin raadios MyHits ja meil on täna oodatud külaline Jüri Pootsman, tere hommikust! Tere hommikust! No pidime sinuga kohtuma juba tegelikult nädal aega tagasi, aga siis läks nii nagu paljudel Eesti lauljatel ja tavalistel Eesti inimestel on läinud, et tuli väikene haiguse tont kallale. Kuidas nüüd tervis on? Kahjuks tuli jah, nüüd on parem. Nüüd on parem, on olnud aega lihtsalt puhata ka. Aga oli mõnus ju ka natukene, kui saad olla lihtsalt niimoodi voodis pikali ja mitte midagi teha vahelduse mõttes või ei olnud? Või oli nii halb, päev 2 on hea olla ja siis juba hakkab selline tunne tekkima, et läheks ära siit korterist. Tahaks midagi teha, eks? Aga sul ei olnud seda, et keegi sinu, ütleme, muusikutest, sõpradest oleks tulnud ja öelnud, Jüri, mul on jube hea nipp, seda on aastakümneid juba muusikud kasutanud, mingit ravi, mingit nippi, kuidas saab hästi ruttu. Mulle tundub, et muusikud ravivad ennast alati hästi kiiresti terveks. Ei ole see ikka tavainimese kombel. Sa lähed arsti juurde ja sa saad endale kangerda ravimid ja siis saad kiirelt terveks. Ei ole mingit heeringa case ikka ei ole jah, et paned seod kuhugi. Põiskõppe põletikostu vist eriti sul ei olnud lihtsalt hääl ära, vaata me mõtlesime, et Jüri ei viitsinud tulla, lihtsalt ütles, et ma olen natuke ma olen haige, aga sa oled ikkagi päriselt. Ma võtan, nüüd on parem. Okei, see selleks, tore. Kuule, aga ma vaatasin Eesti Laulu finaalis, olid seal laval, nagu poleks kunagi midagi olnud. Kuidas sul seal tunne oli, et kas oli natukene selline kuidagi ärev ka seoses sellega, et ta ikkagi väga Eurovisiooni sarnane üritus meil siin oli? Ja natuke ikka. Nii. Selline see vajalik närv oli nagu olemas, mis aitab nagu esitusele positiivselt kaasa. Aga teistpidi jälle oli väga lihtne ja mõnus, seepärast, et sa teadsid, et sulle hindeid ei panda, eks ole, mingit sükest läbipõrumist ei saa kunagi tulla, midagi väga hästi ja viimaseks ei jää, eks, et kõik on väga mõnus. Ja väga hea oli tõesti, mul oli seal hästi palju sõpru tuttavaid niikuinii, et kogu see melu on hästi lahe seal, et ma teeks seda iga kord selle melu pärast ainult uuesti, et see on tõesti lahe. Kas sa ise hääletasid ka kellegi poolt? Ei hääletanud. Ei, ma mõtlesin, et süda kuidagi tilguks verd, kui ma peaksin hääletama ühe kindla poolt, aga muidugi ma saaksin hääletada kõikide poolt, aga siis pole pointi enam. Pole pointi nagu, et... Ühesõnaga, sul oli mitu lemmikut seal, jah? Palju sõpru ja mitu lemmikut? Vaata, tõesti, sellel aastal oli see konkurents ikkagist päris tihe seal. Hästi palju tuttavaid, hästi palju hästi süksid tippartist oli seal tegelikult ju sellel aastal. No praegu vist ei ole, muidu tahaks küsida, et mida sa soovitad Eurovisioonile minejatele, aga praegu ei ole pointi, sest et need on ise käinud ka juba. Mõlemad on käinud, et ega seal vist midagi erilist vahepeal muutunud ei ole, mida sina saaks soovitada või on sul midagi neile öelda? Ei, ma ei tea, nad on juba nii kogenud artistid ja nad on juba käinud seal, et kui mina läheks uuesti, siis seda ma tean, et siis ma tean seda, et tuleb ennast hästi mugavalt tunda ja siis tegelikult lähebki kõik poole paremini. On tühjaks jäänud linn ilma meieta.